Tere tulemast, ma loodan, et teil oli... Oi, väga kõvasti ka on mind kuulda. Ma loodan, et teil oli vapsustav hommikupoolik ja kõik ettekanded olid väga põnevad ja väga teemasse. Mida me järgmisena teeme, nagu Urmas juba õigesti ütles, on üks väitlus. Nüüd, ma ei tea, kui palju teil on selle kokkupuutud ja kui palju te teate ja ei ole midagi hullu, kui teiega ei ole enne väitluse kokku puutunud, aga me teeme seda spordina, mitte nagu kandidaadid valimisstuudios. Ja mida see meie jaoks tähendab, on mitu asja. Esiteks see, et me oleme valinud selle teema, me oleme Kaspariga omal ära loosinud, et kumb meist kaitseb kumba poolt. Need ei ole meie isiklikud seisukohad, isegi kui me väga tugevalt ja elavalt neid kaitseme, siis ärge tulge pärast meid sõimama kuskil siin koridori vahel, et kuidas saad midagi nii lolli arvata. Sellepärast, et me oleme võtnud nagu mänguna spordina seda. Rõõmu ära võtta? Absoluutselt mitte. Rõõmu on meil väga palju. Teiseks, me selle spordiväitluse huvides ka lõpuni välja kaitseme seda seisukohta, ehk siis ei juhtu seda, kui te arvate, et siin oleks justkui mõistlik nõustuda, siis meil on ka see, me reeglitega oleme ise endale ära keelanud keset väitlust lihtsalt öelda, et tead, Kaspar, ma olen suga tegelikult nõus ja lähme koju, kuigi päriselus võiks keset diskussiooni justkui juhtuda, eks ju. Et selle poolest ta kindlasti erineb tavalisest diskussioonist või siis ka valimisdebatist, kus ka justkui kandidaadid teoorias võivad nõustuda. Jah, Kaspar on täna see, kes kaitseb jaotust, ehk siis seda, et see teema on tõene ja Kaspar alustab ja te näete meil mõlemalt täna 2 kõnet ja need toimuvad täpselt korda mööda, ehk siis alguses 1 kõne Kasparilt, siis mina, siis Kaspar ja siis jälle mina ja siis selle käigus loodetavasti selgub mitte tõde võib-olla, aga siis vähemalt midagi teie jaoks selgub. Eks me siis pärast lõpus räägime, mis selgus. Olgu, aitäh! Tere siis ka minu poolt. Ma ei taha, et täna sõnumitoojat tulistatakse, sest see, mis ma teile öelda tahan tegelikult, on see, et 10 aasta perspektiiv on pigem pessimistlik, sest see õppemudel, mida meie ühiskond praegu rakendab, ei suuda sammu pidada 21. sajandi tehnoloogia arenguga ja see ei suuda meie hapra majandussüsteemi fluksuatsioonidega kahjuks toime tulla. Mida see inimkeeli tähendada võiks või mida see minu jaoks tähendab, on see, et kvalifikatsioonid, mida meie tööturg vajab, ei ole täidetud meie elanikkonna poolt praeguse seisuga ja see trend on ainult süvenev. Ja teiseks siis seda, et kriisiolukordades, kus juhtub nii-öelda halvim, ei suudeta kahjuks adapteerida ja sellest puhtalt välja tulla. See on nagu see, miks ma seisan täna siin teie ees ja millest ma räägin, on lihtne. Ma kõigepealt vastan esimesele küsimusele, miks on riigil kohustus täiskasvanu õpet üleüldiselt teha ja teiseks ma räägin, miks see on parem kui alternatiivmudelid, mida praegu Eestis või siis laiemalt Euroopas rakendatakse. Ja hiljem ma tegelikult tahaksin ka teiega vestelda, kui teil aega on loomulikult, selleks, miks see võiks olla kuluefektiivne. Aga ennem seda, et ma saaksin nendest vahvatest punktist rääkida, ma peaksin vist tegema 2 täpsustust, et mis on siis see mudel, mida ma taunin või see, mis ma leian, et praegu on problemaatiline. Esiteks, mida me praegu teeme, on see, et me juurutame niisugust postmodernistlikku mõtteteooriate oma tööturul, et me ütleme, et inimesed peavad spetsialiseeruma ja me õpime ühe ameti selgeks, eks ju. See on niisugune, minu meelest on see iganenud mudel. Teine asi, mis on problemaatiline, on see, et me delegeerime vastutuse tihti indiviididele erasektorisse. Ehk siis me ütleme, et näiteks läbi töölepingu seaduse on täiendõppe ja ümberõppe kohustus tööandjal sõltuvalt siis situatsioonist. Ja kolmandaks, mida me teeme, on see, et kui tõesti läheb halvasti, siis me hakkame oma tegelikult alakvalifitseeritud tööjõuga tegelema kõige kriitilisemad momentidel. Näiteks majanduskriis, kus me alles siis pakume ümberõpet riigipoolse raha eest suuremal määral või siis loome sotsiaalseid töökohti, et fasiliteerida nii-öelda olemasolevaid oskusi ja kuidagi neid ühiskonnas rakendada, mis tegelikult vajaks natuke teistsugust tööjõudu. See alternatiiv, mida mina tahaksin täna kaitsta teie ees, on see, et riik peaks võtma kogu selle kohustuse lihtsalt enda õlgadele. Me ütleme, et riik peaks rahastama ümberõpet, täiendusõpet, vabaharidust, ta peaks seda aktiivselt propageerima ja me peaksime nii-öelda oma niisugust põhiharidussüsteemi, kus riik kõiki rahastab, tegema läbi elu inimeste jaoks, eks ju. Ehk siis, mida me tegelikult taotleme, ei ole niivõrd see, et inimesed saavad targemaks, kuivõrd tegelikult me tahame paradigma muutust. Paradigma muutus selle suunas, et õpe ei ole see, et ma saan midagi selgeks ja siis lähen rakendan seda, vaid et õpe oleks pidevalt kestev protsess, mis võimaldaks inimestel läbi oma elu ja läbi majandusolukorra progressiooni adapteeruda. Ehk siis analoogselt tähendaks see seda, et kui me praegu mõtleme nii-öelda paradigmale, mis eksisteerib või nii-öelda üldhariduse suhtes, siis kui inimene on 9. klassi haridusega, siis me mõtleme, et seda on küll natuke vähe, eks ju.
Me ütleme, et sama mentaliteet tuleks juurutada kõigisse inimestesse kõigis vanusastmetes. Ehk siis, kui inimene on õppinud ametikoha ja ei tegele täiendõppega, siis me tahaksime, et sõnum, mis inimestelt tuleks, on see, et üks kutsetunnistus või kõrgharidus ei ole päris see, mis tegelikult teeb sinust täisväärtusliku inimese meie ühiskonnas. Ja see on see, mida meie mudel võiks saavutada. Miks me arvame, et see on hea? Ehk siis, miks on see riigil kohustus? Räägime analoogiga. Esiteks, miks meil on üldse üldharidus, eks ju, mis ma arvan, et see on niisugune koht, kus me Viktoriga siiski selle koha peal võime nõustuda, et üldharidus on nagu hea, et kõigil on võimaldatud ja ka inimõiguste konventsioonide poolt kaitstud, eks ju. Sellel on põhimõtteliselt 2 väärtust. Esiteks tagab see indiviidile võimalus ühiskonnas hakkama saada ja teiseks see garanteerib, et süsteem on jätkusuutlik, et kui me raha investeerime inimese arengusse, siis ta on produktiivne ja me saame seda nii-öelda tsüklit jätkata, eks ju. Praegune mudel, kui me räägime täiskasvanud inimestest, kahjuks sellist süsteemi ei toeta, sest praegused tööturuprojektsioonid näitavad, et 2020. aastaks on tohutult kahanenud teenindava sektori osakaal üldise majanduse kogu toodangus, mis on tegelikult, eks ju, lääneriikides rääkides praegu see sektor, kus on enamus inimesi hõivatud. Mida see tähendab, on siis see, et ma õpin ameti selgeks ei ole piisav ja ei ole ka piisav see, et me ette nähes siis seda nii-öelda trendi, õpetame inimesi mingisse muusse ametisse ümber. Sellepärast, et probleem ei ole selles, et liigutakse üle teenindussektorist tehnikasektorisse, vaid probleem on selles, et majandus kogu aeg muutub, aga meie ei ole arvestanud oma haridus- ja tööturu nii-öelda mõtete juurutamisel sellega, et meil on vaja inimesi, kes on adapteeruvad. Ehk siis me ütleme seda, et selleks, et inimesed suudaksid mitte ainult selles üleminekuperioodis, mis on nüüd toimunud, eks ju, tehnoloogia buumiga, mis ka tingib selle, et teenindussektor hakkab kokku kuivama, eks ju, vaid üldise selle, et ühiskond areneb ja nende tööturu vajadused diferentseeruvad vastavalt siis sellele, millised on võimalused, siis selleks on meil vaja tegelikult juuruta mentaliteet, et kõik inimesed peavad kogu aeg õppima. Selleks, et sa suudaksid ükskõik, kas siis tehnoloogia või mõne muu muudatusega kaasa minna ja olla rakenduslik terve oma elu jooksul nii enda kui ühiskonna jaoks, eks ju. Me arvame, et see ka eradikeeriks selle hoiaku, et pabertunnistus on parem kui oskus või tähtsam kui oskus, sest tegelikult see on just sellest iganenud mudelist tulev mentaliteet, kus me vaatame sealt seda, et mitu tärnikest tal kuskil kirjas on CV-s, mitte seda, mis on tema tegelik suutlikkus oma ülesandeid seal kohal täita, eks ju. Ehk siis me arvame, et see postmodernistlik mudel on läbikukkumise äärel tänapäeva reaalsuse tõttu ja me peaksime prefuturistlikuks maailmaks valmistuma selle mudeliga, mida meie välja pakume. Aga küsime siis teise küsimuse. Miks alternatiivid ei tööta? Väga lihtne. Me ütleme seda, et tegutsed inimesed praeguse mudeli järgi, kui on firmad või indiviidid ise vastutavad selle eest, et täiendõpet saada või elukestvat õpet siis saada, on see, et tegutsetakse siis, kui on kriis või tegutsetakse selleks, et saada CV täidet, eks ju. Me ütleme, et need ei ole kumbki väga hea viis, kuidas tegelikult inimest täiendada, sellepärast, et see instrumentaliseerib hariduse, mitte internaliseeri selle eesmärki. Mida see teisisõnu tähendab, on see, et ma ei õpi mitte selleks, et oskusi omandada ja see ei ole iseeneseslik väärtus minu jaoks, vaid ma teen seda mingil muul põhjusel, kas mind lasti töölt lahti või ma tahan tunduda boss, eks ju. Me ütleme, et see, et näiteks kui nüüd näidet kasutada, siis see, et vanem generatsioon näiteks ei ole tehnoloogiaga nii kergesti ümberkäiv kui võib-olla 21. sajandi lapsed, ei tulene sellest, et neil ei ole ühte täiendkoolitust rohkem, sellepärast, et tegelikult arvutiprogrammis õpetad igale inimesele selgeks. Probleem on selles, et neil pole harjumust käia järjest kiireneva muudatuste tsükliga infotehnoloogia valdkonnas kaasas. Ehk siis meil on vaja seda tava, et inimene kogu aeg jälgiks nagu noor inimene seda tempokat progressiooni, mis toimub erinevate võimaluste ja rakenduste vallas seal ühiskonnas. Ja see on see, mis tegelikult tagaks meil selle, et inimene on adaptsioonivõimeline tulevikus. Eks ju. Me ütleme, et erasektori indiviidi vastutus ei loo üldist paradigma muutust, sest selleks, et õpivõimaluste rakendusi ja üldist mentaliteeti, et ma peangi õppima kas siis riigi enda või ühiskonna kulul, riigi enda või firma kulul, selleks on meil vaja kogu aeg propageerida seda, et see on lahe ja see on paratamatult vajalik meie kõigi jaoks, mitte ainult situatsioonis, kus see võib ette tulla. Ja ma arvan, et need on juba piisavad põhjused, miks seista siin väitluses minuga. Aitäh! Nii, tere tulemast jälle minu poolt. Meie prefuturistlik Kaspar tahab sellist tulevikku, kus ma lähen poodi ja ma tahan sel päeval süüa kartulit. Aga ma ostan riisi, sellepärast, et sellel kuul on valitsus heaks kiitnud riisi
ja riis on poole odavam ja mul ei ole võimalust osta kartulit, mul ei ole enam mõistlik osta kartulit. Ma usun, et täiskasvanu haridus on niivõrd individuaalne, niivõrd iga inimesele erinev, iga inimesele on see niivõrd erineval tähtsusega, igal inimesele on vaja seda täiesti erinevatel põhjustel ja võib-olla igal inimesel ei ole vaja seda IKT oskusi, millest Kaspar räägib, et me oleme juba otsustanud oma prefuturistlikus maailmas, et me tahame. Ja ma usun, et sellepärast ei peaks riik olema see, kes oma rahadega kunstlikult hoiab üleval neid koolitusettevõtteid, koolituskeskuseid ja kogu seda koolitussektorit, vaid need peaksid olema ettevõtted ja need peaksid olema inimesed, kes on ise aru saanud, et nad tahavad seda, kui nad sellest aru saavad. Ja kui nad sellest aru ei saa, siis ma arvan, et nad on teinud õige otsuse sellega, et nad ei lähe sinna, sellega, et nad ei võta võimalust või ei kogu raha selleks, et minna teatud koolitusele või ümberõppele. Nüüd esiteks, et oleks väga selge, mis on see teine maailmapilt või siis mis on see minu alternatiiv, mis üldse muutuks, kui me ei läheks Kaspari mõtetega. Siin on kaks võimalust. See ei ole mitte, me ei räägi mitte lihtsalt rahast, vaid me räägime kahest asjast, mida sellega saaks teha. Üks võimalus on see, et makse kogutaks vähem, sest paratamatult see tuleb riigi rahakotist, see tähendab seda, et see tuleb meie kõigi rahakotist, tähendab seda, et inimestele, kes higistavad hommikust õhtuni 5 päeva nädalas või mõned võib-olla 6, neile jääb natuke rohkem kätte, kui nad tahavad tõesti ja kui Kaspar suudab neid veenda oma kõnedega, siis võib-olla tõesti nad võtavad ja ostavad täpselt neid koolitusi ja neid asju, sest neile jääb nüüd seda raha natuke rohkem. Kui nad ei taha, siis nad ostavad omale kartulit või riisi. Teine võimalus, mis on ka võimalik, on see, et see raha jääb siiski riigieelarvesse alles, aga lihtsalt see antakse välja toetustena riskigruppidele, näiteks muude sotsiaaltoetustena, mille nimesid on ja mille erinevaid liike on õudselt palju, ja antakse konkreetsetele gruppidele, kellel võib-olla siis jällegi tekib huvi kulutada seda nii, nagu Kaspar tahab, või siis kes tahavad seda kuidagi teistmoodi teha. Üleüldiselt ma usun, ja Kaspar õigesti tõi välja, et ma olen nõus sellega, et üldharidus on väga hea asi ja riik peaks tingimata rahastama üldharidust ja hoidma seda üleval. Muidugi riik ja Eesti riik on väga palju asju, mille jaoks tuleb koguda makse, mida tuleb maksude rahast kinni maksta. Alustades üldharidusega, rääkides asjadest nagu tervishoid, nii edasi, asjad, mis on väga tähtsad, väga põhimõttelised tasand, mis on nagu baasvajaduste rahuldamine kõigile. Ja sinna alla võib-olla läheb ka see, et on kasutatav tee kuskil ka kaugel Eesti kohas, sest et kellegi jaoks on see põhivajadus, on see väga tähtis. Ma usun, et täiskasvanu haridus ei lähe sinna alla. Miks? Eks räägime sellest, et mis on selle täiskasvanu hariduse olemus. Esiteks on selle olemus väga selgelt see, et inimesed õpivad iseendana. Me ei räägi enam noortest inimestest, me räägi inimestest, kellele me muidu väga palju valikuid ei anna, sellepärast, et me oleme justkui otsustanud ühiskonnas, et nad võib-olla teevad liiga palju valesid valikuid, võib-olla nad mängivad kodus arvutiga selle asemel, et harida ennast mingites küsimustes, et sunnime nad sinna kooli ja las nad vähemalt vaatavad, mis asi see bioloogia on. Me ei räägi enam sellist inimest, me räägime inimest, kes on täiskasvanud, kellele me oleme muidu igal pool ühiskonnas omistame täieliku võimu või täieliku võimaluse teha otsuseid ja saada aru sellest kõigest, mis nende ümber toimub. Ütleme, et nende inimeste puhul on õppimine täiesti nende enda lõbu, see on see, mis on nende iseendale ja paljud inimesed otsustavad investeerida oma haridusse, nad peaksid seda tegema ja mul on väga hea meel, et nad seda teevad. Ja mul on sama hea meel nende inimeste üle, kes otsustavad investeerida riisi või siis sellesse, et nad saavad minna paintballi mängima või siis sellesse, et nad ostavad omale korvpallivarustust, et käia trennis ja saada siis paremaks selles. Ja minu arust see peaks olema täpselt samasugune võrdne valik ja täpselt samamoodi nagu riik ei toeta seda, et sa saaksid minna paintballi mängima või siis osta omale parem korvpallivarustus, ei peaks riik toetama rahaliselt ka seda, et sa oled lihtsalt juhuslikult või mitte juhuslikult, sina oled lihtsalt see inimene, kes on teinud selle valiku, et ma tahan minna ja õppida, kuidas kasutada mingisugust arvutiprogrammi näiteks klientidega suhtlemiseks. Teiseks, haridus on erakordselt individuaalne ja minu arust Kaspari terve alus, mis seisneb selles, et me teame, me oleme siin, me näeme seda uuringut ja me teame, mis on hea. On täiesti vale. Isegi kui me oleme harjunud mõtlema, et me justkui teame, siis tegelikult meil ei ole mitte mingisugust vastust haridusele, meil ei ole vastust sellele, et mida on vaja. Me võime küll siin arvata, et jah, et IKT on justkui tähtis kõigile ja nii edasi, aga tegelikult ei ole. Tegelikult väga paljud inimesed, ma arvan, me kõik tunneme inimesi ja tõenäoliselt vanemaid inimesi, kes on väga õnnelikud elus ilma selleta, et nad oskaksid mingisuguseid arvutilahendusi, nad ei tahagi ennast, neil on väga tihti võimalus. See, et inimeste oskus sõltub oskus nendest IKT lahendustes, vanemate inimeste oskus, ei sõltu nende rahalistest võimalustest, eks ju. Väga paljud inimesed, kes on vanemad ja kes on võimelised omale lubama kõiki neid koolituse asju, ei taha seda, sest nad on õnnelikud. Ja see on nüüd see, kust mina tulen ja kuna mina ei näe seda seost, miks alati ja selgelt need täiskasvanu haridus teeb inimesi kuidagi õnnelikumaks, siis ma ei arva, et see peaks olema selline asi,
mida me toetame sellepärast, et me teame nii täpselt. Erinevalt näiteks tervishoiust, kus ma tõepoolest tunnistan, et me teame täpselt, et kui sul on vaja seda operatsiooni või sul on vaja dialüüsi, siis sul on seda vaja, me võime siin kõik nõustuda, et sa oled õnnelikum siis, kui sa jääd ellu. Olgu. Viimane asi, millest ma tahan rääkida, on siis natuke sellest, et kuidas selline riigi toetamine mõjutab seda täiskasvanute hariduste sektorit. See, kui riik võtaks ära ja täiesti selle toetuse, näiteks on ju nagu Slovakkias, kus ei ole mitte mingis riigipoolst toetust, kus on väga palju muid probleeme, aga mis on väga hea, on see, et see koolitussektor suunab ennast nendele inimestele, ta teeb ennast väga praktiliseks, ta teeb ennast kättesaadavaks ja ta üritab vähemalt, on ju Slovakkias on see justkui uuringu põhjal keeruline olnud, aga üritab väga palju tõsta oma kvaliteeti. Sellepärast, et nüüd tal peab võistlema palju rohkem ja mida vähem riigi toetust on, seda rohkem peab see sektor, seda rohkem peab koolituskeskused võitlema nende inimeste nimel. See tähendab seda, et kui mina nüüd, kui koolitaja olen inimeste ees, ma pean tegema väga head tööd, sellepärast ma tahan, et nad räägiksid oma sõpradele, nad tulevad tagasi, sest mul ei ole mitte mingit kindlat sissetulekut, eks ju. Sellepärast, et erinevalt Kasperi mudelist, kus mul on see sissetulek olemas, sest ma tean, et ma olen see sertifitseeritud keskus, kes saab raha lihtsalt sellepärast, et ma teen seda, mida keegi kuskil on otsustanud, et on prefuturistlikus maailmas väga kasulik. See tähendab seda, et mitte elujõulised ettevõtted surevad välja, see on okei, inimesed saavad kindlasti midagi muud teha ja ei sure nälga. See tähendab seda, et see fookus muutub, see fookus nagu Slovakkias muutub väga praktiliste asjadeks, mida inimesed saavad paremini kasutada, mille eest ettevõtjad on nõus maksma. Ja pidades seda kõike silmas, pidades seda, kuivõrd individuaalne tegelikult haridus on, mulle tundub, et see on pigem võrreldav sellega, et ma tahan omale uut varustust selleks, et minna korvpallitrenni või siis tahan omale paremat saali kinni panna sõpradega, kui siis Kasperi arvates siis võrreldav selle tervishoiusüsteemiga, mida on igal ühel ühtemoodi tarvis ja mis on kõigile nii-öelda see õige vastus selleks, et mida sulle elus õnnelik. Aitäh teile! Väitlus on olulisem maailmavaatele erinevus kui isiklik erinevus, kuid siinkohal ma tahaksin minu natuke demagoogiliseks ikkagi öelda, et ma arvan, et Viktor kardab lihtsalt tervet konkurentsi, sellepärast, et tema tegeleb täiendusõppega. Mina samas aga siin seistes toetan tervet konkurentsi, sest ma arvan, et see on kollektivistlikust perspektiivist meile parem. Mida ma nüüd tegin oma teises kõnes on siis see, et ma olen teile kaks lühikest remarki selle Viktori prefuturistlikule ideoloogiale vastanduvale maailmavaatele. Ja siis ma räägin, kui esimeses kohal ma räägin rohkem sellest indiviidi perspektiivist, miks riik peab meile võimaldama asju, siis ma teiseks räägin sellest jätkusuutlikkusest, miks me arvame, et see on kuluefektiivsem. Kõigepealt kaks remarki Viktorile. Kõigepealt ütles, et täiendusõpe on individuaalne ja riik ei suuda kunagi garanteerida, mida inimestel vaja. Esiteks ma ütlen, et ei, see ei ole tõsi. Kui ta nõustub, et kuna me teame, et meil on uuringud ja meil on päris selged trendid, siis me suudame projekteerida tegelikult, millise oskuse meil rohkem vaja. Kui see ei vastaks tõele, siis me ei suudaks teha riiklikku hanget kõrgkoolides ja nii edasi. Ehk siis see ei ole lõpuni tõsi, eks ju. Aga teiseks, isegi kui see on tõsi, siis me pole kunagi öelnud, et nii-öelda riigipoolne täiendõpe või täiskasvanuõpe peaks olema ainult arvuti, majanduse või põllumajanduse valdkonnas, vaid me oleme nõus. Inimestel peab pakkuma assortii vastavalt sellele, mis on nende konkreetsed vajadused, me ei kohusta kedagi kõiki programme kogu aeg läbima. Teiseks ütles seda, et inimene peab ise seda tahtma. See on inimese enda sükene subjektiivne hedonistlik heaolu, et ta saab ennast harida. Ütleme, et see oleks suurepärane, kui see oleks selline, aga see on see koht, kus ta vist ei kuulanud mu ennem kõnet, mu eelmist kõnet, kus ma ütlesin, et kahjuks tänapäevane paradigma ei anna endast seda sõnumit ja kahjuks ei ole trend. Ja sellepärast me peame riigina astuma aktiivseid samme, et see saaks trendiks. Sest kuigi me usume, et inimestele tõesti meeldib paintball ja kõik muud sellised asjad, siis ma arvan, ja see on loomulikult jällegi tohutult subjektiivne, et inimestele ei meeldivad töötu, eks ju. Mis tähendab siis seda, et kui me hakkame mõtlema selle, kuidas hoiakuid muuta, siis on positiivne, kui me loome hoiakuid ja võimaldame hoiakute realiseerimist, mis annavad inimese signaali, et ta tahab täiendusväljaõpet teha või ta tahab ennast täiendada ja sellega konkurentsivõimeliselt püsida. Aga räägime siis, miks see on kuluefektiivne, sest mulle tundub, et see on selline probleem, et tegelikult see tundub natuke utoopiline, mis ma räägin, kus me kõige selleks raha saame. Ja ma ei hakka pritsima praegu tohutustatistika numbritega, põhiliselt sellepärast, kui pole neid. Võib-olla ma lihtsalt apelleeriks teie loogilisele mõtlemisele. Ehk siis, kus me saame raha, et sellist programmi üle hoida? Esimene asi, mis ütlen, on see, et tohutu kokkuhoid selle peale tuleks just kriisimomentidel või siis, kui majanduses toimuvad lained. Ehk siis see, kui inimesed on rohkem kvalifitseeritud ja adaptiivsemad, viib kriisiperioodi riigi kassa puhul
palju vähem kulukuks või survestakse palju vähem. Inimesed on vähem töötuskassa peal, sellepärast, et nad on harjunud ümberõppimisvõimelised ja teiseks nad on üldise õpiharjumusel säilinud, seega kui neil ei ole juba ümberõpet, vaid nad vajavad seda, siis nad suudavad selle perioodi kiiremini läbida, et uuesti tööturule naasta. Teiseks me ütleme, et loomulikult me oleme nõus, et riik ei peaks üksi tegema, kuivõrd see peaks olema tema kohustus primaarselt. Sest me usume, et selleks, et sotsiaalselt vastutusundlikke firmasid saada, on meil kõigepealt vaja inimkapitali ja mitte vastupidi, eks ju. Selleks, et firma luuakse või tuleks siia mingi muu firma, kes ise pooldab oma töötajate koolitamist ja progressiivset mõtlemist nii-öelda, et kuidas siis laiemas majanduspildis hakkama saada, on meil vaja kõigepealt inimkonda ja inimkapitali, kelle mõttemudel on juba adapteeritud selle paradigma järgi, et tegelikult enesetähendus on positiivne ja kes nõuavad seda ettevõtetelt. Läbi selle me tegelikult saame pikemas perspektiivis delegeerida selle kohustuse, et me anname inimestele nii-öelda täiendõpet läbi nende elu ka erasektorisse, mille koostöö tõttu jälle pikas perspektiivis tegelikult mudel hakkab ennast kandma. Ja ma arvan siiski, et need on hiilgavad põhjused, miks vähemalt proovida seda, mis ma olen teile välja pakkunud. Aitäh! Tere jälle! Mulle tundub, et Kaspar on endiselt veel kinni selles paradigmas, kus ma arvan, kõik oleme natukene kinni selles, et keegi tuleb ette ja ütleb, et kui me toetame täiskasvanute haridust, siis järgmine kord on meil majanduskriisi ajal lihtsam sellest välja tulla, inimesed saavad sellega paremini hakkama, järelikult me peaks seda tegema. Ja keegi võib midagi sellist öelda ja see kõlab meile veenvalt. Ja ma arvan, et see on see paradigma tegelikult, kus me nüüd prefuturistlikus maailmas peaksime võitlema. Sellepärast, et mina ei näe seda, et mis siis, isegi kui me aktsepteerin seda, et riik võib täpselt välja arvutada, mida igal ühel meist siin saalis on vaja teha järgmise 5 aasta jooksul, et majanduskriis oleks natuke vähem tõenäoline, siis me keegi ei taha seda, me keegi ei taha, et meid sunnitaks seda tegema, ega ka meid suunataks seda tegema. Sest me tahame olla õnnelikud, mitte majanduskriisi ajal nagu paremas seisus. Ma olen mingi määral muidugi nõus, jah, et selleks ta on õnnelik, palju inimesed tahavad käia tööle ja nii edasi, aga mulle tundub, et Kaspar läheb kõvasti liiga kaugele sellega, kui ta ütleb, et riik või keegi ühiskonnas teab seda niivõrd hästi, et ta teab seda, kuidas ja millisuguseid koolituskeskuseid toetada, mida neile anda, milliseid oskusi on meil tulevikus vaja ja nii edasi. Mulle tundub, et haridus siiski on niivõrd individuaalne ja niivõrd tähtis nagu igal ühele erinevalt, et see ei peaks olema miski selline, mille jaoks me võtame igapäeva tööst mingisuguse protsendi, et siis seda oma äranägemise järgi pakkuda. Nüüd, terve see suur mõte, mida Kaspar mõlemas kõnes presenteeris, et me tahame luua lihtsalt sellist mentaliteeti, et õppimine on tähtis, õppimine on hea ja seda me saame teha läbi selle, et me siis toetame täiskasvanu õppimist. Tundub mitu põhjust. Esiteks, minu arvates on siin sama viga, et Kaspar lihtsalt ise eeldab, et õppimine on alati hea ja ma väga palju ründaks seda. Nagu ma just ütlesin, minu arvates paljud inimesed, kes ei taha alati igal pool õppida, on ka väga õnnelikud ja võib-olla tihti õnnelikumad, sest nad ei ole selles kinni, et õppimine on hea ja ma pean iga päev arenema, neil on vähem pinget iseendale. Aga olgu. Teine ja tähtsam mõte selle vastu on see, et Kaspar teeb selle eelduse, et selleks, et inimesed ja selleks, et ühiskonnas tekiks see mentaliteet, et õppida on hea, on vaja just nimelt õppida just nimelt haridust. Aga minu arvates ka see ei ole tõsi. Inimesed õpivad iga päev, inimesed, kes käivad tööl, õpivad iga päev ja inimesed, kes võtavad aktiivselt osa oma töökollektiivis, mitte lihtsalt ei käia istu arvuti taga, õpivad kogu aeg uusi oskusi ja see minu arvates tekitab seda palju tähtsamat mentaliteeti, seda, et ma pean õppima midagi tehes, ma pean õppima konkreetseid asju, mida mul on vaja, mitte lihtsalt ma pean õppima õppimise pärast. Eks minu arvates ei ole tegelikult vaja isegi üleüldse neid täiskasvanu koolituskeskusi selle jaoks, et tekiks õppimise mentaliteet, see, et inimesed väärtustavad enda arendamist nii edasi, see tekib ka muudel viisidel ilma selle siis suure võtame raha inimestelt ära ja paneme siis sellesse koolituskeskusesse plaanita. Lõppude lõpuks mulle tundub, et küsimus siin meie jaoks on siis selles, et ilmselgelt me oleme kõik nõus, et teatud asjad on kõigile, teatud asjade jaoks me võtame raha, kuigi me võib-olla ei tahaks, aga võtame kõigilt raha sellepärast, et see on kõigile hea, nagu tervishoid.
Ja on olemas teatud asjad, mis on inimese enda lõbu, mis on iga inimese enda jaoks, iga inimese elust täiesti erinevalt, nagu mina ütlesin, ma tahan korvpallivarustust, ma täiesti poolest tahan, ma arvan, et siin on saalis inimesi, kes tahavad omale näiteks jalgpallivarustust või siis uut telekat. Küsimus nüüd on siis, et kuhu jääb see, et kui hästi ma oskan kasutada Excelit või Commentsit või ma ei tea, mis muud tarkvara, ja mulle tundub, et see jääb väga selgelt sinna korvpalli ja jalgpalli valdkonda, sellepärast, et inimestel selleks tõesti olla õnnelik ja teha nagu läbipoolt otsuseid, ei ole vaja osata neid programme, ei ole vaja osata mingit Kaspari poolt või riigi poolt välja mõeldud süsteemi, kuidas täpselt probleeme lahendada, küll aga neil on vaja tervishoidu ja selleks, et olla õnnelik. Nii et ma arvan, et jätame pigem rohkem raha nende asjade jaoks, mis päriselt teevad inimesi õnnelikuks ja mille kohta me teame ja oskame julgemalt öelda ja jätame siis selle raha alles. Aitäh! Nii, sellega siis lõpeb ametlikult meie pärastlõunane retooriline näitemäng. Ma loodan, et teil oli kõigil lõbus ja see oli vähemalt provokatiivne ja te saate mitte meid sõimata, vaid konstruktiivses vestluses nii-öelda rünnata siis kuskil siin vaba aja vormis. Aga ennem vist, kui me aitäh teile ütleme, siis teeks üks otsedemokraatia simulatsiooni, sest me oleme tohutult edevad Viktoriga ja me pärast me ei suuda ära vaielda seda, kes siis võitis. Ehk siis väikene harjutus siis nagu kõigile teile ka, et mõelge siis selle peale mitte niivõrd, kelle seisukohtadega te isiklikult nõustute, kuivõrd kes teid argumentatiivselt suutis paremini selle teemas veenda. Ja ma arvan, et loomulikult see on kallutatud natuke, kui mina seda läbi viin, aga pole hullu, üritame objektiivselt olla, et mõelge hetk selle peale ja teeme lihtsalt näiteks käe tõstmisega nagu koolis, näitamaks siis oma poolehoidu. Ehk siis kes nõustus Viktori halbade absurdsete või tähendab Viktori argumentidega, võiksite oma käega märku anda. 3-4 inimest, nii. Ja kes arvas, et mina olen täitsa okei? Ja tugev enamus. Et selge, väga hea, aitäh, et te selle ära klaarisite.